rahvamajas 6. Kuusalu kihelkonna ajalookonverentsil. Ja vastik siis öelda aitäh kõigile abilistele. Meil on selline tore Kuusalu koduloolaste rakukene, kes kõiki neid konverentse on korraldanud ja tublisti igasugu häid mõtteid mõelnud. Nii et aitäh kõigile kaasaitajatele, aitäh Urmasele sellekordse teemavaliku eest. Tundub, et teema on väga aktuaalne ja Kuusalu on ju siuke vabaühenduste vald, et ise me siin kõike teeme, aga vallavalitsus meid kenasti toetab. Et aitäh ka siis vallavalitsusele, et rahalise toetuse poolest. Aga kuna erakordselt suur huvi on olnud, siis me tegelikult oleme natuke rahadega kitsikuses, et panin selle kastide ka sinna, et kui keegi tahab annetust teha, et lõunasööki välja veaks. Ja Ott on meil, kes täna seda juttu juhib. Mis ma tahaks veel ainult sissejuhatuseks öelda, et see foto, mis ma kuulutuse peale panin, pärineb ajaloomuuseumist ja selle foto, see on, kui te natuke kaugelt vaatate pärast lähemalt, seal all paremal on, et see on Parikase foto 30. aastatel millalgi Tallinnas tehtud ja foto peal on Kuusalu mängukoori mängijad Ludvig, 62-aastane ja Karl, 72-aastane Lepik. Ja Karl Lepik on üldse siis selle Kuusalu mängukoori kõige vanem liige, tol ajal oli, eks ole. Ja Kuusalu mängukoor, seda nimetatud siis niimoodi, asutati 1869. Et mis see Põhja-Eesti identiteet on, ma arvan, et siin on osa sellest. Aga kuuleme sellest kõigest lähemalt ja kõigepealt anname tervituseks sõna Kuusalu valla vanemale Terve Krammetile. Head Kuusalu valla inimesed, ajaloohuvilised, head külalised kaugemalt. Suur rõõm on teid tervitada siin Kuusalu vallas, Kollaküla rahvamajas. Ja nagu Kaisa siin eelnevalt mainis, juba 6. ajalookonverentsil meil on traditsioon, midagi pole öelda. Ja tänane teema, põhjaeestlase identiteet, loomulikult see kõnetab. Eks sellistel pisut närvilisematel, turbulentsematel aegadel otsin ikka tuge sellest oma armsast kodust. Tahame aru saada, kes me siis päriselt oleme, mida meil üksteisele tegelikult öelda on, kuidas me üksteisest tegelikult aru saame ja eks selle iseenda olemuse tagamaade mõistmine tegelikult ju aitab kaasa selles igapäevaelus paremini hakkama saamiseks ja selle väärtusliku, mis meid ümbritseb igapäevaselt hoomamiseks ja väärtustamiseks. Et ikka see, mis siin Põhja-Eestis tänasel päeval siis võib-olla konkreetsemalt ka Kuusalumail kaunist, ilusat on, hoidmisväärt on ja mis meid rõõmsalt ka tulevikus kannaks, et elu siin mail ikkagi jätkuda saaks ja jätkusuutlik ka oleks. Päevakava on erakordselt tunev, ma soovin kõigile head kaasamõtlemist, kaasaelamist ja selles mõttes ka võib-olla uute pidepunktide leidmist, et ikka järgmisel aastal see sündmus sama rahvarohkelt tuleks ja sama palju elevust tekitaks. Nii et ilusat päeva meile kõigile, head nautimist. Aitäh! Tere päevast, kallid Kuusalu inimesed ja mitte vähem kallid kaugemad külalised, iseäranis peatsed esinejad.
Ehk hakkame siis täna päevakorraga pihta. Esimene uudis on kahjuks mõnevõrra kurvlik, ehk proua Kõiu on kahjuks mõnevõrra haigestunud ja seetõttu esineb moodsam kujul suumitee. Ehk siis me jäädast ilma, ainult et teda ennast ei hakka saalis olema. Aga küsimusi, kui talle on, siis need on võimalik ka edastada. Aga nüüd sõna ongi tema. Tere, head ajalookonverentsist osavõtjad. Paraku jälitas üks viirus mind mõned head päevad ja sai lõpuks mu kätte, mistõttu me proovime siit nüüd siis moodsaid kanaleid pidi teiega ühendust saada. Mina teid ei näe ega kuule, ma loodan, et te kuulete mind hästi ja näete ka ja teisel pool helesinist ekraani aitavad siis Kaisa ja nii-öelda tüdrukud aitavad siis natukene ka slaide näidata niimoodi, et te näete neid suures plaanis. Aga alustame algusest. Kui tehti ettepanek rääkida põhjaeestlase identiteedist, siis ma mõtlesin küll, et oot. Ma olen juuripidi lõunaeestlane, juuripidi siis lõuna-eesti keelne, kuigi viimased 25 aastat olen elanud ja toimetanud Tallinnas, aga siis ma avasin enda jaoks selle vaatenurga, mis aastast 71-23 seob mind Lahemaa rahvuspargiga ja samuti Põhja-Eesti teemaga läbi maastiku ja kultuurikeskuse. Palun järgmine slaid. Ja siis ma mõtlesin enda jaoks välja mõned märksõnad, et mis siis õieti on see, mis lõunaeestlase jaoks iseloomustab Põhja-Eestit ja kui laialt me seda Põhja-Eestit üldse vaatame. Kindlasti on see maastik. Maastikuurijad ütlevad, et üks selge ja konkreetne piir, mis maastikus leida on mere ja maismaa piir. Ja kahtlemata Põhja-Eestis see kenasti avaldub väga mitmel moel, rohkem või vähem maaliliselt, rohkem või vähem eluliselt või poeetiliselt. Mis iseloomustab Põhja-Eestit loopealselt? Kui te märkasite, siis teaduses sai elutööpreemia Mihkel Silmer, kes oma noores põlves uuris loopealseid väga põhjalikult. Millega seostub Põhja-Eesti? Meri ja merendus, sest seda meil Lõuna-Eestis ei ole. Siis rannakeel, regilaulud ja ka minu jaoks esimene Viru säru, kus mul oli au osaleda. Aga samuti piir ja militaaria ning kindlasti ka Tallinna kilud ja kalapüük, sest et jah, Tallinna linn kuidagi viisi selle kilupargi silueti tegelikult Harakandi inimestelt pani pihta, kui nii-öelda huumoriga pooleks seda väljendada. Ja kindlasti ka salapiirituse vedu, aga merekoolid, mereharidus või kõik see, mis on seotud merega. Palun järgmine. Ja nii ma siis leidsin ka sellise toreda pildi Eesti Rahvamuuseumi kogudest, kus siis kujutatakse ühte selle kandi kalanaist, siis tegelemas kõige sellega, mis Lõuna-Eesti inimesele, Lõuna-Eesti naisele jääb võõraks. Palun järg. Nii, kui me vaatame Põhja-Eesti maastikuliselt, siis Verkineeme ja Tsitre nina vahelist põhjaranniku osa tunneme me Lahemaa rannikuna tänapäeval. Ta on väga liigestatud ja väga eriline maastik. Nüüd kindlasti selle Lahemaa ranniku vetes on tähelepanuväärsed suured rändrahnud. Need on Kalevipoja visatud, vähemalt muistendi pärimuse kohaselt, kuigi mina tavatsen alati naljaga pooleks öelda, et Kalevipoja tegevus sai võimalikuks ainult tänu jääajale.
mis siis jättis siia maha erinevaid rändrahnusid, ükskõik kas see on Odakivi, Pärismäe, Peaneemel, Painuvad või Turguneemes. Ja kui võtta konkreetselt Kuusalu kihelkond, kus me praegu oleme, siis Kuusalu kihelkonna rannas on vaata, et kõige rohkem Kalevipoja muistenditega seotud kohti. Ja siin on siis üks selline tore muistend ka Videmanni kogust, kus ta siis annab teada, on kirjutanud üles, et Eestimaa põhjaosas on lääne pool Juminda Neeme meres 60 jalga sügav koht, Oni haud, kust Kalevipojale, kui ta läbi mere Tallinnast tuli, vesi ulatus üle Saapasääre. Nagu ikka Kalevipoja muistendid on seotud ka suhtefantaasiatega ja rahvajuttudes antakse siis maastiku erisusi, sügavust, kõrgust, siis suhtestatakse ja püütakse seda kaudu näidata, kui suur mees see Kalevipoeg oli. No vaata, aga nüüd siis Kalevipoeg tahtis Loksast tabada odaga ühte kivi, Juminda Neemel tabas teist palju kaugemal, Suurpea ja Pärispea Neeme vahel teist kivi, Odakivi ja lõi selle küljest tüki välja. Turbaneeme otsas, mis kuulub Palmse mõisale, mitte kaugel kaldas, seisab sadulkivi ehk Kalevipoja sadul. Hulk kive Jumindal nimetatakse Kalevi neitsi põllekivideks. Ja nagu te nägite, siis ka nendes vanades rahva suust üles kirjutatud tekstides on näha ka erinevad või kohanimed, mida me kirjutame tänapäeval võib-olla teistmoodi, olles teinud 2000 alguses Lahemaal välitöid, siis mulle on tuttav see vaidlus, kas on Turguneeme või Turbaneeme ja kumba kohanime tuleks kasutada. Samuti Palmse mõisaga seovad mind omaaegsed loodusteaduste või lastele mõeldud siis bioloogia ja geograafia olümpiaadilaagrid, mis jäid sellesse aega 70ndate alguses, kui Palmse mõisat renoveeriti ja me siinkandis üsna palju ringi liikusime. Nii et kõik need lood, mida siis Kalevipojast räägitakse, nendest ma kuulsin siin koha peal läbi sellise legendaarse mehe nagu Jaan Eilarti suu, kes rääkis meile nii rahvajutte, kuidas ja need kivid siia Põhja-Eesti rannikule on saanud, aga samuti seletas sedagi, kuidas need kivid geoloogiliselt on tekkinud. Ja sealt võib olla ka minu huvi kõige selle vastu, mis seob pärimust loodusega. Nii, nüüd edasi. Meie tuntud ja tunnustatud folklorist Herbert Tampere, kes siin kandis tegi välitöid enne viimast suurt sõda, enne teist maailmasõda, täheldab seda, et Kuusalu kihelkonna ümbruses kasutatakse ka erinevaid siis piirkondade nimesid. Ja tema tugineb samamoodi oma ülevaadetes geograafide terminitele, et geograafid kasutasid sel ajal ka mõistet Tallinnamaa, lisaks Lahemaale ja Kõrvemaale, aga Tallinnamaa on nüüd midagi niisugust, mis on kohanimena või piirkonna määratlusena aardi ja teaduskeelest käibelt kadunud. Ja eks seegi iseloomusta Põhja-Eestit, et kui Lõuna-Eestis on taluaedades või väravate juures kunagised hobuvankrid, kuhu istutatakse lilli, siis Põhja-Eestis näeme vanu paate, mis on kasutusel kui, ütleme siis kodukujunduslikud või dekoratiivsed elemendid, aga muidugi ka siis lautreid ja paadisadamaid, nii et paadid on rakenduses väga mitmel moel. Ja kindlasti, palun järgmine, ja kindlasti on siit kandist etnograafilise poole pealt väga huvitavad peremärkidega varustatud siis võrgukäbad või märgid, millega siis märgistati kala püüseid. Siit saab näha peremärkide ajalugu ja peremärgid või võrgumärgid või majamärgid on miski, mis kindlasti veel
suhteliselt lähiajani on iseloomulikud Põhja-Eestile. Neid tänapäeval kantakse või pannakse ka oma kodude väravatele ja tähelepanuväärne on ehk seegi, et just Põhja-Eestis on kasutatud siis võrgumärkidel peremärkidega ka kirillitsast tuttavaid tähti, aga samuti hakati kirjutama, nagu siit ka näha, kas siis oma perekonnanimesid või perekonnanime või eesnime esitähti. Nii et ka seda kalastuse lugu kõige rohkem ehk või sellisel omapärasel märgilisel moel annavad edasi ka sellised igapäevased kalurile tarvilikud tarberiistad. No vot, ja nüüd ringiga tagasi tulles, jõudes Lahemaa rahvuspargi juurde, siis peaksime alustama Tartu geograafia professorist Johann Gabriel Granost, kes natuke rohkem kui 100 aastat tagasi määratles siis maastikulise üksusena lavalausmaa sellel samal rannikul Kuusalu ümbruses, mida ta siis nimetas Lahemaaks. Ja Virumaa koguteosest võime lugeda. Virumaa looduse iseäralusi käsitades peab kõigepealt rõhutama tema iseäralist rannaloodust, mis meie oma kodumaal ennemalt Vene võimude päevil väärilist tähelepanu uurimist ega hindamist ei leidnud, mis aga viimasel ajal nii teadusemeeste kui looduse armastajate juures sagedaseks kõneaineks, vaatlemiskohaks ja uurimisobjektiks on saanud. Olgu öeldud, et veel 1920-ndatel oli üsna iseloomulik, et randa peeti väheväärtuslikuks, liivaseks, tuuliseks ja tänapäevane selline rannas peesitamine, päikese võtmine ja rannas puhkamise komme on suhteliselt uus tava, hoogustus ta ehk siis 30-ndatel iseäranis, aga varemalt ei osatud nagu seda randa õieti millekski pidada. Seal kalurid püstitasid oma ajutisi kalamajasid, käisid merel kala püüdmas, et see oli rohkem selline maastik, mis inimestele ehk väga korda ei läinud. Aga nagu öeldud, et mis seob ühte lõunaeestlast Põhja-Eestiga, siis kindlasti minu jaoks, nagu ma ka eelnevalt ütlesin, on hästi oluline Lahemaa rahvuspark. Kultuuriliselt on see tähelepanuväärne sellegi poolest, et ta jäi territoriaalselt toonasesse Nõukogude Liidu piiritsooni ja rahvuspargina oli ta Nõukogude Liidus esimene. Jaan Ellart oma meenutustes on mäletanud, kuidas ta leidis kusagilt Lenini teostest mingisuguse tsitaadi, mis osutas sellele, et Nõukogude maal tuleb ka loodust kaitsta ja väidetavalt sellega Moskvas ära käis. Aga see, miks Lahemaa rahvuspark rajati just nimelt siia toona, olid maastikulised tunnused ja piirkonna mitmekesisus, et nii geograafilises, kultuurilises kui ka administratiivses mõttes. Kui me 2007-ndatel tegime siin välitöid, siis minu üks lemmiklugu piiritsoonis elamisest on teile ka toodud ja see räägib siis sellest, kuidas piiritsoonis võeti siis mardisandiks käijad kinni, viidi kordonisse ja sõdurid ei saanud aru, mis toimub. Neid mardisante kahtlustati selles, et nad tahavad emigreeruda Soome. Et see Soome põgenemise teema Lahemaal tehtud välitöödest minu jaoks jäi vägagi domineerima. Kui leiti piiriribalt lehmajäljed või midagi, siis kahtlustati, et inimesed kannavad mingeid sõrgadega kingi. Aga me teame ka traagilist poolt, kuidas paadid purustati ja sisuliselt kõik mereväravad ja merega seotud tegevusi suleti. Seda teie teate kohapealsed inimesed paremini. Nii et põhimõtteliselt mardisandid siiski anti vabaks ja selgitati siis tõlgiti, et nad ei ole selles riietuses sellepärast, et nad tahaksid maskeeritud Soome põgeneda, vaid see on üks vana Eesti väärtrahva komme. Nii, siin on palun järgmine. Et siin on siis näha ka see osa ja samuti on kaardil näha ka natukene siis kuivalt liigendatud see meie põhjarannik ja see maastik tegelikult on ja samuti siis Lahemaa rahvuspark oma algsest suurusest. Palun järgmine.
Ja samamoodi siis tänapäeval on see piiritsoonis olemine miski, mis vaieldamatult kultuurigeograafias ja ajaloolises geograafias ka noorte tähelepanu äratab, sest nad ei kujuta seda päriselt ette, mida see piiritsoon reaalselt tähendas, kuigi jah, tänapäeval ütleme sedagi, et võib-olla see piiritsoonis olemine päästis rannad nii-öelda täis ehitamisest. Aga võib-olla siis teine tsitaat ka, see või teine selline, ütleme, rahvaluule katke ka, et ega siin randa ei lastud, kõik heinad ja aed oli seal ees. Osa oli lagunud ka juba siis, me pugesime sealt august läbi ja läksime merde pesema. Aga 2 sõdurit tulid ja nägid, et me oleme siin sääl ja siis tulid ja ajasid meid ära. Meie ütlesime, et me peseme puhtaks ja kohe tuleme. Siis nad olid kõhuli seal rohumaa peal ja nii kaua, kui meie mere äärest ära tulime, sest ega sõduritel ei olnud ka midagi teha, ülemused kamandasid ja nii see pidi olema. Et need mälestused nendelt inimestest, kes veel mäletavad seda Põhja-Eestis piiritsoonis elamist, on vaieldamatult tähelepanuväärsed, märkimisväärsed ka meie suulise ajaloo kontekstis. Et see on hästi oluline. Ja et kui me nüüd olen hästi palju rääkinud Lahemaa rahvuspargiga ideoloogilisest tähtsusest, siis see andis võimaluse nii-öelda delikaatselt juhtida tähelepanu tõepoolest sellelegi, et Eesti on olnud inimpõlvi tagasi ka vaba mereriik ja merendus, see miski on iseloomulik Põhja-Eestile, Põhja-Eesti rannaküladele ja see et Lahemaa rahvuspark siis tugines ka sellele samale inimpõlve või paari tagusele praktikale, et sai jagada suhteliselt kindlapiiriliselt nii elulaadi kui ka seal elavate inimtüüpide poolest nagu selliseks vastanduvaks alaks, mida ma ka ütlesin, et see on maa ja rand, sest eks sisemaal tegeldi ka selliste tavaliste tegevustega, mis juba mujal Eestis on tunnuslikud eelkõige põllupidamine ja karja kasvatamine. Palun järgmine. Et kui nüüd küsida, et kuidas siis et mille poolest siis randlane erineb lõunaeestlaselt, siis Oskar Looritz on kirjutanud sellest, et lõunaeestlane on emotsionaalsem, loomingulisem, aga 30-ndatel kirjutas Herbert Tampere siis randlaste kohta nõnda, et randlane on seltsiv, sõbralik, rahuarmastaja ja see tuleneb sellest, et inimesed on kollektiivsed, et elu ja töö nõuab rohkem ühistegevust, kui seda tingib põlluharijate üksik majapidamine. No lõunaeestlasena jah, et meil on talud eraldi ja naaber ei pea liiga lähedale oma elamist rajama, et oleks tore, kui ta oleks seal kusagil mäekupli taga, et siis on hästi. Eestlane on kohtus käia, aga Tampere kirjutab, et kohtus käimisi omavahel tuleb ette väga harva ja vaegusi veel ka harvem. Randlase meretarbed seisavad lageda taeva all või lukustamata võrgukambreis. Igaüks tunneb oma ja võõrast asjadesse lõigatud peremärkide järgi. No need me siin juba nägime korraks. Küll aga võib randlase põline vabaduse armastus ja omapärane õiglustunne nii mõnigi kord minna vastuollu riigi huvide ja seadustega, aga siis hoitakse kokku. No näiteks peremärkidega oli selline lugu, et kui salapiiritust veeti või salasoola toodi üle salakaubana kontrabandina, siis nii-öelda randrüütlite või siis politseinike eksitamiseks lõigati peale valed peremärgid, aga õiged omanikud ikkagi teadsid, kelle omad need soolakotid on. Ja rannainimese laadist võib saada siiski teataval määral vastupidiseid kujutlusi, olenevalt sellest, kas nendega tutvuda maal või igapäevase töö juures. Maarahvast erineb randlane õige märgatavalt just oma ettevõtlikkuse, julguse, avameelsuse ja avarama silmaringiga, nagu see on üldse omane neile, kes tihedamalt kokku puutuvad teiste maade rahvastega. Siin tuleb väga kenasti välja tõepoolest ka suuremad nii-öelda kultuurikontaktid omavahel. Maal on randlane pikaldane ja venib, ükskõik ja lohakaski, emas pole märgata ruttu, kuid merel sääl muutub ta hoopis teiseks inimeseks. Siis on ta kärme, julge ja toimib kindla käega. Ebausklik, sest tema elu merel usaldub sageli vaid saatuse ja õnne hoolde.
kuid rannainimene pole kunagi magatseja, nagu neid tihti ette tuleb maal vanemapõlve hulgast. Norutamist ja varisemlikkust leidub siin vähe. Jumalale, mis Jumala kohus ja elule, mis elu osa. Niisugune terve elutunne on kaitsnud seda randa suuremate usuliste mudangute eest, mis maarahvast sageli vapustanud. Nii et ka selles tsitaadis aimub juba see teatav võrdlus omaaegse randlase ja toonase siis sisemaa inimese vahel. Ja Eit Orwelli raamatust võime lugeda siis seda, et maa pool peksti rõhte, kasvatati kartulit, käidi toa ja lauda vahel. Maa lõppes suurte metsadega. Teisel pool metsa oli kitsas, liivane ja rahune rand. Siel räägiti rannakeel ja viedi verbud merel. Vabandab, kui ma hääldus, see ei olnud perfektne. Ikkagi võõrkeel. Nii, et ise siin ka on siis vahet tehtud, et kes on rohkem nii-öelda näoga mere poole ja kes on rohkem võib-olla seljaga mere poole kannjärge. Ja samamoodi siis ka meie erinevates rahvaluulekogudes on väga palju kirjeldusi, missugused siinsed inimesed on olnud. Näiteks Jakob Hurda kogust 19. sajandi lõpust võime lugeda, et vaat oisema loomuga näed on kui maisema rahvas. Päält nähab isema seltsi. Tomukama näukavaga, tulisema vaimuga. Ma väga vabandan, ma loen võõrkeelt ja ma usun, et mul on tugev aktsent juures lisaks noomne nina. Siiski on pikempi mihi ka, vaade nii on aiglasema loomuga. Lustilikud ja naljategijad, luulelikud armastavad laulusi laulda, usinad toisele abi menemas ja monda muud ühed omadust. Vaade, kui riidu saavad, siis on kurjad, vaade kärmed leppimas. Noidust uskuvad enamasti paik, moned rohkem, moned vähem. Tantsimisega on maarahvast alati eesolled, siis on lustilised ja laulavad. Naisterahvas ei oda viina suurem, aga vaade vanemad naised pruukivad siiski kodu, vaade kord see lähe. See kirjeldus on siis selle aasta ja algul arvada, nüüd on muidugi teisem mood. Aga need vanad kirjeldused, missugused inimesed on siin olnud, millised olnud on nagu nende käitumine, iseloomu omadused, et need on tegelikult päris toredad lugeda. Ja muidugi siis võib ka ju võrrelda, kuidas tänapäeval selle kõigega on. Palun järgmine. Nii, siin on siis järgmisel slaidil või sellel slaidil, mida teie näete, on siis ka meie mõned meie maalikunsti suurte nimede loomingut näha, on see siis Richard Urma, on see Sagrits, on see Tiido, kes ka 50-ndatel püüdsid siis sotsialistliku realismi vaimus anda edasi natukene kadunud maastikke. Neid maastikke ja neid tegevusi, mis nõukogude ajal pärast sõda enam võimalik ei olnud, mis tõttu ka see selline meie kujutav kunst annab edasi seda randlase identiteeti ja tema põhiolemust, nii et selles mõttes ka meie maalikunst just varasemast ajast on omal kombel selline visuaalne ajaloo dokument. Öeldakse, et randlased on võib-olla rohkem ebausklikumad, ei oska seda hinnata, aga kui Lõuna-Eestis toodi lapsed kapsa peenralt, siis rannas on ikka toodud lapsed Kitekivi tagant, et kui keegi Rannaküla lastest soovis endale õde või venda, et siis käidi kivile koputamas, et siis järsku tuleb uusi kittesid tuua või õdesid ja vendi sünnib peresse ja need Kitekivid tänapäeval on koos folkloorse pärimusega, mis on nende kohta siis kogutud, on saanud ka üksjagu siis või saanud olulise maastikupärimuse kandjateks. Nendel kividel on omad lood, omad mälestused, isegi siis, kui tänapäeva lapsed enam ei käi kividele koputamas. No ilmselgelt ei käi, meil on siin demograafilised probleemid, nagu me kõik hästi teame. Palun järgmine. Ja siis on üks tore, kui ma panin kokku raamatut 101 pühapaika, mis praegusel ajahetkel tahaks natuke revideerimist ja täiendamist, aga siis tekkis mul huvi ka selle vastu, et kas kõik looduslikud pühapaigad on ainult kuival maal, kaugeltki mitte, ka paluritel on siis meres või kaldal olnud omad kohad, kus nad on siis ohverdanud kas viina või viinud läbi mingisuguseid rituaalseid talitusi. Ja siis leidsin ka Pärnu Postimehes avaldatud ja 1862. aastal kirjutatud artikli, mis siis
räägib sellest, kuidas ühte selle kandi kalurit siin, kes on käinud siis Kolju või Kalju kuningat palumas, et andku talle kalasid ja ta sai siis ta sai rikkaliku kalasaagi, aga siin muidugi siis juhitakse tähelepanu, et rannarahvas on ikkagi vanad paganad, paluvad ebajumalat ja siis, et sellega peaks natukene midagi ette võtma, et rannarahvas oleks ka natuke rohkem kristlased. Palun järgmine. Et see selline huvitav, legendaarne pärimuslik tegelane, mütoloogiline olend, mereliid, veetevaim Kolju taat, kes siis ka Soome folklooris figureerib, et kui nüüd hüpata nii-öelda folkloori valdkonda, siis oleks põhjust, et tõmmata paralleele ka Lõuna-Soome folklooriga, aga siis Jõelähtmes ja Kuusalus on siis Kolju nupp ja samuti Kuusalus Juhinda Neemel siis kutsutakse suurt kivivaret Kolju vareks, aga samuti Mohni saare lähedal on see Kolju haud, mida on samuti peetud siis mütoloogilise merejumala Kolju asupaigaks. Võib-olla merejumal on ehk liiga reljeefselt väljendatud, aga selline usundiline tegelane on ta siinkandis olnud küll, kellele on siis kalale minnes või merele minnes ohverdatud ja palutud, et ta siis hoiaks tuuled vaos või siis annaks ka kala. Ja siis on samuti teada, et nendel koljunukkidel on siis olnud ka nii-öelda koljukabel, kus on siis viidud ainde, kas siis hõbedat, kalasaaki või midagi. Ja Kolju, võib-olla hea kolleeg Jüri Viikberg saab mind siin ka täiendada või vajadusel ka parandada, aga põhimõtteliselt on ta siis mingisugune selline välja või ette ulatuv osa, nii et maastikuliselt võiks siis vaadata seda, et see on rannal mingisugune kõrgem koht, mida on siis seostatud selle mütoloogilise tegelasega. Palun järgmine. Ja siin on siis ka sellest kunagisest, sellest koljunurgist üks vana arhiivifoto on mustvalge, aga teine tegelikult on hoopiski Saaremaalt pärit pankrannik, kus samuti siis on ülevalt kõrgelt on siis kallatud kas alkoholi või midagi merejumalatele, et nad oleks meresõitjate suhtes armulikud ja samuti kalurite suhtes. Nüüd jah, et rannarahvaga nii-öelda merega seotud uskumusi nüüd võib-olla väga palju ei ole, aga see Kolju nina või Kolju nupp on üks tähelepanuväärsemaid nii-öelda pärimuse ja usundiga seotud maastiku objekte või maastiku niisugust mis see hea sõna nüüd on, eks ole, et see neemeloogia, see Kolju nina või Kolju nupp on siis pälvinud hästi palju tähelepanu just pärimuslikus kontekstis. Kas see nüüd see tammik oli, seda ei oska öelda, aga on arvatud, et see võis olla ka vana pühametsa koht, et siis Kolju kabelis on käidud. Kuhu see kabel niimoodi jäi päriselt, et kas ta siis aja jooksul lagunes, lammutati maha, kas tema materjali kasutati mingite teiste ehitiste jaoks, et see on selline uurimisteema. Aga kus nüüd minu jaoks Põhja-Eesti, palun järgmine, Põhja-Eesti identiteet või põhjaeestlase identiteedi kohta saaks nagu kõige rohkem teada või üldse kogu selle elulaadi ja inimeste olemuse, siis tunnistan, et lõunaeestlasena ma pusisin heligi enda kätka läbi. Seda ei ole üldsegi mitte kerge lugeda. See on ka samamoodi siis räägib 19. sajandi elust Põhja-Eesti rannakülas suhetest üle lahe soomlastega ja ta ei ole selles mõttes nagu dokumentaalne, vaid kirjanduslik fiktsioon. Aga selles mõttes on see väga uhke täiendus siis pisukese randlase Aabitsale, mis teil siin ilmus. Ja muidugi see on üks võimalus siis ka saada aimu sellest rannakeelest. Palun järgmine. Et siin on siis üks väike tsitaat, võtsin sellest raamatust välja ja pildid siis osundavad ka nendele sellistele paikadele siin, mis on seotud usundilise pärimusega. Et tie, kuda see jaansel moori verku püüs, vahigu tegevad veel tideki.
tegi ise muidu nii vaikne Tõnikse peremees Anne isaga Heinapaarel juttu. Mul on see väga naljakas lugeda, sest ma tõesti loen nagu natuke võõrkeelt ja ma usun, et mul on jõuline aktsent. Ega sest enam titte tule rehmas jagu, seiu mulla löpp ülis. Saage mind nuuskimas vaan, pistis Anne ema teravad vahele. Mis sa potrad? Minä sinu vierasema nuuskima lähen, eks vade Jaan on päeva poiss. Elab nii moned aastad moori korvas, kaua sen suremine ige aida ottada saab. Ei mida jumala, kostis Tõnikse perenaine Kreet selle peale. Et see on nõndaks, palun järgmine. Ja muidugi, mis on Põhja-Eesti, on Regilaul ja Virusäru. Ja folkloristina ei saa ma sellest üle ega ümber. Ja kindlasti Kuusalu piirkond on väga rikas Regilaulu piirkond. Ma jätan siin praegu pikalt ja põhjalikult Veljo Tormisest teadlikult rääkima, sest minu aeg saab ka kohe otsa. Aga Külavainul ja Kiigel pärandati vanu laulja lugusid põlvest põlve, mida võis tegelikult kirja panna veel 60. ja 70. aastatelgi. Ja kui siis maakülades tunnistati Kiigel nii-öelda patukohtadeks Lõuna-Eestis, kust mina tulen, raiuti Kiigel maha ja abielurahval Kiigel käia ei sobinud, siis rannakülades jäid need ühe võrra kätte saadavaks kõigile, kõik need suured külakiiged. Et isegi mõistnik andis teinekord kiikede ehitamiseks materjali ja see kiik ja kiigeplats on olnud see laulmise laulukoht, et siin on see laulmisel ka nõnda nimetatud kiigetoon, mis on siis rütmis koos selle või käib rütmis samas rütmis koos kiige õõtsumisega. Kes õpivad folkloori, need kindlasti teavad Maia Lisanda Kravtsovi Kasieni, siis Helene Tilka, Anna Vaalbergi, Miina Lambatit ja väga paljusid teisi, kellelt on üles kirjutatud siinkandis suur osa meie Regilaulu pärandit, mida me ju tegelikult nimetame ka oma vaimseks emakeeleks ja tüvitekstideks, nendeks lugudeks, mis on osa ka, nii ütleme siis, kõigi eestlaste identiteedist, ikka see Regilaul. Palun järgmine. Nüüd Veljo Tormisest rääkides ma pean kindlasti siduma teda Virusäru ja folkloori liikumisega. Oli au olla esimesel Virusärul, selles mõttes oli ta huvitav, et nii-öelda talupoja kultuuriüritus oli Valmse mõisa õues, aga Veljo Tormis ja Viivi Vourand on seda kõike nii-öelda eest võtnud, tagant lükanud ja kaasa teinud, sest seda tüüpi rahvamuusika või folklooriühendus nagu rahvamuusikud oli omal kombel unikaalne kogu Eestis, kus esitati kohalikke rahvalaule, rahvatantse ja nii-öelda siis eemalduti vaikselt omaaegsest külakapelli stiilist ja suunast. Kindlasti Lahemaa jaanituled, mis olid oluliselt rahvuslikumad kui mujal Eestis. Nad olid väga populaarsed, tänapäeval me käime Saaremaal võib-olla jaanitulel, aga kindlasti omaaegsed Lahemaa jaanituled tähistati rahvuslike tähtpäev ja nagu öeldud Virusäru, aga ka seppade päevad, torupillipäevad. Ja seda võttis eest ja tõukas tagant ka jõudu mööda siis toonane Rahvuspargi direktor Ilmar Etner, nii et selles mõttes ka on siis Põhja-Eesti see paik siin ümbrus, Kuusalu ümbrus, on seotud meie folklooripärandi populariseerimise, elavdamisega ja see on veel lähiajal olnud osa inimeste igapäevasest elust. Aga ma ei saa lõpetada ilma, kui ma räägiks ka kiludest ja salaviinast. Palun järgmine, jah. Kellele siis Tallinna kilukarbi silueti autori õigus tegelikult kuulub, on üks väga kahtlane värk, aga üks on arvatavasti siis selle nii-öelda kilukarbi silueti autoritest Rootsi juurtega ettevõtja Sörensen, kes siis 19. sajandi keskpaiku avas Hara poolsaarel konservitööstuse. Hara sadamast võiks pikalt rääkida, aga aeg. Ja temaga siis konkureeris Vene ettevõtja omal ajal kilukunikaks süütud Vassili Telmin, kelle toodetud Revali kilud olid väga-väga populaarsed. Aga täpselt samasugune kirjakujundus oli siis ka Sörenseni toodangul, nii et see on nagu selline ajalooline vaidluse moment, et kes siis mõtles välja, kuidas neid kilusid siis pakendada ja mis sinna peale trükkida. Võib ka öelda seda, et kuigi me oleme rannarahvas, eestlased ikka ju ka
vähemalt sisemaalt, ikka kilu ja heeringat ostsime sisse, aga vürtsikilu ei ole väga vana. Ja et rannaaladel siis seda kilupüüti soolati ja ka populaarseks sai ta siis ikka oli selle kilu söömine, vürtsikilu söömine 18. sajandi keskpaiku pärast Põhjasõda. Ja see oli peamiselt vesknaiste töö, et nemad siis, nendel olid omad spetsiaalsed sellised retseptid, mida nad ei avaldanud teistele ja olid siis ka väikesed soolamistöökoda, et mida need peremehed ja perenaised sinna kuidas nad olid kilusid, milline see kiluvürtsi koostis oli, et seda ei tahetud hea meelega avalikustada, nii et kindlasti minu jaoks, ütleme, kui lõunaeestlase jaoks, siis see Põhja-Eesti identiteet võiks olla seotud ka populaarsete vürtsikiludega, sest vabariigi aastapäeval me jälle teeme kiluleiba, mustleib ja kiluleib ja tuleb vaadata, et häid kilusid ikkagi poes enne seda saada oleks. Palun järgmine pilt ka. Et kellele siis kuuluvad need ideed, et seda kilu niimoodi toota ja niimoodi kaubastada, et see on selline tore. Aga ilmselt jah, siit teie kandis siis Tallinn on saanud ka omakorda kilulinna nime. Ja palun viimane slaid. Ja nagu ma ütlesin, kindlasti salapiiritus. Minule kui filoloogile on tuttav olnud selline legendaarne keelemees, mitmekülgne mees nagu Villem Ernits, kes oli karskusliikumise algataja ja tema on siis nii-öelda siit selle salapiirituse loole andnud ka jätnud oma teatava jälje. Ja vaat neid pletilisi salaviinakanistreid, mis on nagu siis näha, mis võimude poolt rekvireeritud, väga uhkelt on need trofeed siin näha, et millega siis salapiiritus keelu ajal Soome viidi, et neid hakati millegipärast siinkandis rahvasuus kutsuma ernitsateks. Et üks ernits oli siis üks selline karp ja neid kanistreid tegelikult, kes on näinud seda filmi Tuli vesi, siis võib-olla tuleb see tuttav ette, ja taaskord, eks ole, et me ei hakka siin piirituse, ma ei jõua rääkida piirituse kuningate uhketest majadest ja kõrgemast elujärjest, aga sellel pildil vähemalt kõik filoloogilise taustaga inimesed saavad näha ridamisi, kus on ernitsad reas, üks uhkem kui teine. Ja nagu öeldud, teema on väga pikk ja põhjalik ja põhjaeestlaste folkloorist, etnograafiast, argielust, igapäevakultuurist võiks rääkida palju ja palju päevi, tunde ja avaldada väga pakse raamatuid. Aga oleks oluline on ehk see, et see suhe randasel merega jääks, see mereline elulaad ja see loodus säiliks, kuigi see säilib mulle endale ei meeldi, et see on see samamoodi, et me nagu konserveeriksime selle kuhugi purki ära, et nüüd ta siin on, aga et randlased saaks elada oma elu oma parima äranägemise järgi, hoida seda kultuuri kanda, seda kultuuri väärtustada, ma arvan, et see on kõige olulisem. Nõndaks ja viimane pilt, et ma tänan teid tähelepanu eest, mul on väga kummaline tunne praegu, ma räägin iseendaga, mina teid ei näe. Ma loodan, et võib-olla need väikesed sellised pusletükikesed pakkusid pisukest mõtteainet või mõne huvitava fakti teadmaks või mõistmaks, kuidas rannas on elatud ja toimetatud ja soovin väga sisukat ja toredat konverentsi teile kõigile. Aitäh!